See on Hassan Khomeini, Islamivabariigi asutaja Ruhollah Khomeini lapselaps. Ja nüüd näete ja kuulete teda rääkimas. Üks asi, mis on juba enne rahuleppe lõplikku sõlmimist selle täielikult kõikuma löönud. Muusika jah kindlasti just selle tohutu headuse tõttu, mida Jumal meile osutas. Kuigi tegelikult me polnud sellise armu väärilised ega seda ära teeninud. Puhast verd on valatud. Ja mõned nimed kõrasid meie suust. Muusika. Võib-olla oli see headus ja muusika. See oli arm, mis tuli temalt. See tulemus jõudis meieni. Muusika. Kui sina oled minuga, on aeg minu poolel. Igavene headus ja entusiasm on minuga. See on selle tulemus. Kui sa tahad seda säilitada, vajad sa tõesti neid konflikte, mis on viljatud. Mis on nende tähenduste tulemus. Lõpetage see. Muusika. Teiseks, mida rohkem me pingutame alates tänasest, alustame seda suurt džihaadi. Kõik need 39 päeva prohveti sõnul olid väike džihaad, muusika. Alates tänasest päevast algab suur džihaad. Selle võidu tulemuse säilitamiseks peame nüüd alustama seda suurt džihaadi iseendas, muusika. Siis muutume inimeste ees alandlikumaks. Muusika. Mida rohkem suudame pingutada, seda selgemaks ja ilmsemaks saab, et nende 39 päeva jooksul on riigi võimekus palju suurem kui see tulemus, mille me neist saime. Muusika. Peame täielikult Meritsi blokaadi kehtestama, härra minister. Enne koosoleku algust ütlesid paljud, et suudame selle väljakutse ületada, kasutades uut strateegiat. Muusika. Seesama ameeriklaste strateegiline hoiak võib kukutada maailma suuri hiiglasi, keda me tunneme. Islamivabariigi ja Iraani rahva võimekus on palju suurem kui see, mida me sellest kogumist saame. Muusika, muusika, muusika. Muusika. Avaldus tehti Iraanis kohtumisel põllumajandus-džihaadi ministeeriumi juhtidega, kuid selle lause poliitiline kaal on põllumajandussektorist kaugel. See tuleb täpselt sel hetkel, kui Trump püüab Iraani režiimi kokkuleppega siduda ja takistada Teherani esitamast kaotust võiduna. Iraani religioosne tiib reageerib nagu keegi, kes tunneb, et piiramisrõngas tõmbub koomale. Selle asemel, et tunnistada sõjalist kurnatust, isolatsiooni ja sisekulusid, püüab ta narratiivi ümber korraldada ja ühiskonda uueks vastupanufaasi ette valmistada. See ei ole ametlik kuulutus tavapärasele sõjale, kuid see on tugev ideoloogiline sõnum Iisraeli, Ameerika Ühendriikide ja mis tahes tegelike järeleandmiste vastu. Kui režiimi sümboolne tegelane räägib suuremast džihadist kohe pärast sõda, tekib küsimus, mida Teheran valmistab ette? Miks see avaldus tuli just nüüd? Kuidas Trump ja Iisrael sellele uuele religioossele sõnumile reageerivad? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Hassan Khomeini ilmus välja, püüdes muuta sõjajärgset aega poliitiliseks mobilisatsiooniks. Iraani allikate poolt avaldatud kõnes öeldakse, et Iraani rahvas oli hiljutise sõja absoluutne võitja. Et eelnevad 39 päeva olid väiksem džihaad ja nüüd algab suurem džihaad. Ta kutsus samuti üles sisetülide lõpetamisele ja rõhutas, et Iraani ühiskond peaks suurendama oma vastupanuvõimet, et säilitada seda, mida ta nimetas võiduks. Sõnum on lihtne mõista. Režiim tahab vältida sisemisi lõhesid, takistada elanikkonnal sõja eest hinda nõuda ning hoida elus jõukuvandit Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vastu. Kohtumine toimus Iraanis, põllumajandus-džihaadi ministeeriumiga seotud ametnike ees. Bürokratlik õhkkond ei vähenda poliitilist mõju. Hassan Khomeini ei ole Iraani süsteemis suvaline tegelane. Ta kannab Islamivabariigi asutaja perekonna nime ja räägib religioossele baasile, kes mõistab iga tema sõna kui suunanäitajat.
kui ta kasutab väljendit suurem džihaad, püüab ta nihutada sõjaliselt tasandilt sisemisele, moraalsele, sotsiaalsele ja poliitilisele tasandile. Teisisõnu, religioosne tiib kutsub elanikkonda üles taluma rohkem survet, aktsepteerima rohkem ohvreid ja püsima režiimiga kooskõlas. Just Seal toob väljend islamism esile Teherani keerulise hetke. Režiim tuli just läbi sõjast Ameerika Ühendriikidega ning Iisrael nägi, kuidas tema sõjalist struktuuri survestati. Ta nägi, kuidas Hormuzi väin muutus kriisi keskpunktiks ja nüüd peab ta tegelema Trumpi poolt kokku pandud kokkuleppega, mis on tugeva rahvusvahelise jälgimise all. Iraani valitsus püüab väita, et nad pidasid vastu. Religioosne tiib püüab väita, et nad võitsid. Aga juba Teherani enda mobiliseerimine näitab, et režiim teab, et sõda ei ole Iraani ühiskonnas tegelikult lõppenud. Järgmine lahing käib sisemise kuulekuse nimel. G7 kohtumisel toetasid suurte riikide juhid Ameerika plaani Hormuzi väina taasavamiseks ning pikendasid habrast relvarahu. Kui Trump ütleb, et leping takistab Teherani tuumarelva poole liikumast, siis teised juhid nõuavad järgmist sammu. Valitsuse sõnul jätab memorandum endiselt ohtlikud punktid paberile panemata. Iraani režiim püüab seda lünka ära kasutada, et aega võita. Hassan Khomeini sõnavõtt sobitub selle liikumisega. Väliselt peab Teheran läbirääkimisi, sisemiselt kutsub vastupanule välispubliku ees. Sisemisele publikule räägitakse kokkuleppest, relvarahust ja Hormuzi väina avamisest. Välisele publikule aga džihadist, võidust ja ohverdusest. Just nimelt see kahepalgeline käitumine teebki Iisraeli ja Trumpi liitlased murelikuks. Diplomatia võib küll püüda konflikti ohjeldada, kuid režiimi ideoloogiline masin toidab jätkuvalt pikaajalise vastasseisu ideed. Iisrael võttis selle olukorra vastu umbusuga. Iisraeli valitsus oli juba varem selgelt öelnud, et nad ei tunne end kokkuleppes seotuna, mis ei arvesta Iisraeli enda julgeoleku huve. Benjamin Netanyahu kinnitas, et kokkuleppest hoolimata või selle puudumisel ei saa Iraan tuumarelvi. Hassan Khomeini püüab rahvale teistsugust versiooni esitleda. Ta räägib võidust, kuid kutsub üles vastupanule. Räägib ühtsusest, kuid tunnistab sisemisi lahkhelisid. Räägib suuremast džihadist, kuid asetab selle uue etapi ühiskonna sisse. Režiim teab, et väline sõda toob kaasa sisemise surve. Pered on surve all, majandus on seiskunud, sanktsioonid, hirm, isolatsioon ja usalduse kaotus ei kao kuhugi. Religioosse kõnega esitletakse suurt džihaadi religioosse traditsiooni sees kui sisemist võitlust, enesedistsipliini, kontrolli ja vastupanu. Aga Iraani-suguses režiimis omandab see keel poliitilise tähenduse. See teenib selleks, et öelda rahvale, et kaebamist, lõhestamist, kahtluse alla seadmist või arupärimist võib vaenlase ees pidada nõrkuseks. See lause muutub sotsiaalse kontrolli vahendiks. Probleem ei seisnenud kunagi ainult kirjalikus kokkuleppes. Probleemiks on survesüsteem, mille Teheran on loonud Iisraeli ümber Pärsia lahes ja mitmes Lähis-Ida punktis. Katse valmistuda teiseks faasiks Iisraeli vastu ilmneb pigem sõnakasutuses kui otseses sõjalises käsus. Režiim ei pea uut sõda ametlikult välja kuulutama. Konflikti elus hoidmiseks piisab vastupanu sõnavara kasutuselevõtust, Iisraeli kui püsiva vaenlase kujutamisest, kokkuleppe käsitlemisest taktikalise etapina ja elanikkonna üleskutsest taluda uut survet. See ongi see mehhanism, mis teeb muret. Sõda võib sõjaväljal jahtuda, kuid religioosses retoorikas jätkub see endiselt. Pärast nädalaid kestnud sõda, majanduslikku survet ja ebakindlust vaidlevad režiimi erinevad tiivad selle üle, millist teed edasi minna. Üks osa tahab läbi rääkida, et hingamisruumi saada, teine tahab karmistada, et mitte näida kaotajana. Iisrael jälgib seda mängu tähelepanelikult, sest tunneb seda mustrit juba. Režiim vajab, et rahvas usuks, et nad kannatasid, sest võitsid, mitte sellepärast, et neid viidi kallisse vastasseisu. Mina olen Milson Alves, Global, ja minu eesmärk on hoida sind iga päev hästi kursis sellega, mis on tõsi. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole laiki, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves.